Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 38. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna on mul külas üks naisterahvas, kellega me varasemalt pole kordagi kokku puutunud ja kes jõudis ka minu juurde mitte ise kohe otse, vaid läbi ühe teise inimese. ja mulle tuli kiri küsimusega, et mismoodi minu podcasti saab. Mina ütlesin, et mina kutsun kõik podcasti. Ja siis juba tuli ka kiri Tiialt, et natuke temaga igapäeva tegemistest, toimetamistest rääkida ja ka ühest ägedast kaardipakist, mis mulle kätte vahel praegu on. Tere tulemast, Tiia Lõhmus. Tere, tere. Ma arvan, et enne kui me jõuame selle kaardipaki juurde, ma enne kuulsin hästi ilusat luuletust, sinu enda luuletust. Kas oleksid nõus seda kuulajatega jagama? Jaa, et see sai kirjutatud mul kuskil 2009 aasta ja sellel ajal ma väga palju pühendusin nagu tundelistele luuletustele ja siis kuna ma tegelen ka enesearenguga, siis jõudiski see mõte nagu minuni. Meil kõigil on omad soovid ja läbida on tundmata teid. Nõnda elu meid tervikuks voolib. Igaüks meist on imeline leid. Ela nagu elada oskad, sest kõik, mis teed on vaja. Ükskõik, keda elus sa kohtad, juhatavad sulle su õige raja. Õpi nägema, tundma ja kuulma. Neid võõraid hääli enda seest. Ta tahab sind paremaks muuta ja annab vihje, mis ootab sind ees. Kõik, mis on, see tuleb ja läheb. Iga hetk võiks olla ju ilus. Saamisest alati on vähe. Ihad peituvad ainult sinus. Võtan kohe siit sõnajärje üle selle kaardipakiga, mis mul käes on. Igapäevased tervendavad sõnumid allikalt. Mis see on? Need on kaardid, mis aitavad inimesel nagu märgata iga päev enda ümber toimuvatest energiatest, et kui mina need kaardipakid maalisin, ütleme, et iga kaart on eraldi maalitud ja iga kaardil on selline sõnum. Ja kuidas ma neid sõnumeid ise nagu märkasin, ma hakkasin maalima ja mul oli 45 sõnumit järjest ees. Ja ma valisin sellel päeval ühe sõnumi, et mille ma siis nüüd ära maalin. Ma pidin meditatsioonis saama nagu mingisuguse kujundi, pildi, mis iganes ma pidin sinna peale siis tegema. Ja kui ma valisin ühe kaardi välja, hakkasin seda maalima, aga millegi pärast ei tahtnud sellel päeval nagu üldse see värv sinna lõuendile jääda. Ta kuidagi mätsis ja kuidagi väga, väga kummaliselt nagu käitus. Ja siis ma võtsin teise sõnumi ja proovisin siis seda. Ja kui värvid hakkasid hästi mõnusalt nagu minema ja see pilt hakkas nagu iseenesest justkui sinna paberile nagu tulema või sinna lõuendile, siis ma saingi aru, et see ongi nagu see õige päevasõnum. Ja minu ümber hakkas ka selle samal päeval, kui ma siis selle kaardi justkui maalisin, hakkas toimuma niimoodi, et ma hakkasin märkama, et ma olen ise nagu selles energias. Et mu mõtted läbi selle maalimise hakkasid kas siis lahti kuidagi rullima, kas mul hakkas kuidagi kergem ja ütleme seda õpetust, mida ma nende kaartidega nagu tegin, siis tuligi see, et me peaks nad ikkagi päriselt kaardipakiks looma. Ja tagasiside ka, need kaardid on ju valminud 2022. Ja tagasiside inimeste käest, kes siis on nagu võtnud minu käest neid kaarte ja siis nad ütlevadki, et nad päriselt toimivad. Ise ma võtan neid ka igal hommikul, kuigi ma loen ainult seda sõnumit, ma tegelikult seda põhikirjeldust ei loe. Sinu jutu põhjal kohe ma tunnen, et ma tahaks ühe kaardi võtta siit. Et mul on kodus ka erinevad inglikaardid ja haldjakaardid ja tarokaardid, igasugu erinevaid kaarte. Kusjuures kõik on kingitud naljakal kombel, ma pole ise ühtegi kaardipakki veel ostnud. Ja ma kohe täitsa tahaks teada, mis ma siit välja võlun. Aga need kaardid on kus kohas muidu sinu enda käest võimalik soetada? Jaa. Mul on kodulehel on täiesti olemas müügikoht, et võib sealt osta. Aga sinu koduleht on? tiaella.ee
kuidas see sinu jaoks enesearengu teekond pihta hakkas? Et nii palju, kui mina olen kuidagi tunnetanud, siis tihti on ikkagi selle taustal olnud mingi ebamugav kogemus. Ja ma veel ei ole kuulnud inimest, kellel oleks olnud kõik nii lihtne, roosiline ja lihtsalt on toimunud. Kuidas sinuga lood on? Võib-olla sa esimene, kes ütleb mulle, ei, see on olnud puhas lillepidu, see enesearengu tee. Minu jaoks algas see eneseareng tegelikult nii palju, kui ma ennast mäletan. Kuna ma olin lapsena selline aeglane ja hästi selline, ma nagu ei saanud aru maailmast. Ja kuna mu perekond ka, ma olin ööpäevases lasteaias, et ma olin nagu hästi palju võõraste keskel. Ja esimene siuke mälupilt nagu sellest, kus minu selline teekond, mida ma hiljem olen hakanud vaatama nagu sellise pilguga, et ma olin kuskil 6 või 7 aastane või isegi 8. Ja ma istusin omal kodutrepi peal ja märkasin oma ema juures mingisugust sellist midagi hästi võimsat. Kuigi ma hiljem tõlkisin ja ma tegelikult oma emas ei näinud seda, et ta päriselt oleks selline, aga sellel hetkel oli minul nagu tema vaade nagu sellele, et ta on nii jumalik kuidagi. Ja milline see oli, kui sa kirjeldad, mida sa seal tunnetasid, nägid? Ma tunnetasin midagi nii püha ja nii sellist midagi kristuslikku, midagi sellist nagu Kristus on maa peal, eks ju, et ta justkui suudab kõigega toime tulla, kuidagi selline hästi suur helgus. Oli nagu mingi tohutu valgus, mida mina siis tookord nägin. Ja mina siis vaatasin teda ja ma mõtlesin, et mina oma elu jooksul, mina pean saama kõige puhtamaks inimeseks. Ja sellest hakkaski minu siis see teekond nagu pihta, et ma hakkasin vaatama neid igasuguseid emotsioone, mis minu sees olid, et kunagi ma ei tahtnud kellelegi halba, et isegi kui ma sisemiselt olin nii vihane, siis ma otsustasin, et ma üritan selle vihaga teistmoodi toime tulla. Mitte sellega, et ma lähen teise inimese kallale. Ja läbi selle, nende kogemuste siis erinevates kohtades, kus ma tajusin nagu seda minu metsikut olemust, kes tegelikult oleks tahtnud kõik ära purustada. Kui ma istusin oma ette, ma töötasin iseenda kallal nii palju, et ma suudan ära lahustada selle tunde, selle mõtte, et see teine inimene saaks kannatada. No siin on kohe mitu mõtet, millest kinni haarata. Üks osa ütleb seda, et näed, et aga võib-olla surud see kõik endas alla, et võib-olla ei olegi see nii hea. Selles mõttes ta on ikkagi läinud nagu sellesse staadiumisse mul, et kuna inimene kannab maske. Maskide taga on tegelikult ikkagi mingisugune haavumise koht. Et tihtipeale, kui me vaatame inimest, kes on tohutult mingi uhke näiteks, aga selle uhkuse taga ei ole mitte see päris uhkus, vaid selle uhkuse taga on nagu lihtsalt kartus haiget saada. Ta teeb mingisuguse kiire reaktsiooni ja päriselt ta ei julge ise enda sisse vaadata. Teine mõte, mis mul tuli selle taustal, oli see, et kui kellegi käitumine kuidagi justkui mulle liiga teeb, võib-olla see ongi see hea koht enda sisse vaatamiseks, et mida ta mul puudutas seal. Mina isiklikult olen jõudnud oma arusaamistega selleni, et kui inimene tunneb ennast puudutatuna, siis tegelikult ei ole teises inimeses üldse mitte midagi, see teine inimene käitus nii, nagu tema käitus, aga see puudutus oli sinu kaitse. Need lähevad nagu alateadlikuks, et meie enesekaitse läheb ka meie mõtetesse, meie emotsioonidesse ja need hakkavad automaatselt meid kaitsma. See on nagu, ma olen kirjeldanud isegi seda niimoodi, et kui sul on auto, millel on kõiksugused lisad ja seal on ka need andurid, sensorid ja kui sa hakkad kuskile pihta nagu minema, siis see hakkab tuututama ja sinu valukoht ongi see tuututamine, et keegi tuli sulle selle koha pealt ligi, mida sa ei taha puudutada, mida sa tahad põhimõtteliselt endas nagu maha matta või salata, sa ei taha seda näha. Kuidas siis sellega tegeleda? Ei taha ju öelda endale, issand jumal, sa on ise terveks, kõik teised on süüdi ja pahad. Et kui sellest aru hakata saama, et me oleme õpetanud ennast juba sündimissaadik,
ja need lähevad meile täiesti automaatseks. Me ise üldse ei pööra sellele tähelepanu, aga meie energeetika annab meile teada. Ja kui see endale nagu teadvustada, et kellena sa tahad siin ilmas nagu olla, kas sa tahadki nagu püüelda ainult, ma ei tea, kuulsuse või mingisuguse, nagu praegult on hästi populaarne rahavabadus, eks ju, et ma saan minna sinna ja teha seda ja olla seal ja me unustame tegelikult iseenda ära. Meie keha tegelikult on ju see, kes tegelikult meid iga päev edasi viib. Nii kui ma enda keha ära unustan, nii on tegelikult ühel päeval nagu kõik, sest enam seda nägemust sul enam ei ole. Mida sa sellega silmas pead, et me kipume enda keha ära unustama? Milles see väljendub? Tihtipeale inimene nagu ei täna iseennast, enda keha olemusest, sest tema vaade on ju niimoodi, et kas ta on kunagi hommikul püsti tõusnud voodist ja mõelnud selle peale, et see sama keha viib sind edasi. Aga me elame hästi palju nagu selles mõttemaailmas, kuidas hakkama saada. Me kogu aeg otsime neid lahendusi, otsime, kas mul on prestiisi, eks ju, me paneme endale mingisuguseid suuri eesmärke, aga kunagi me ei vaata seda, et see sama automaatprogramm, et sa tõused voodist püsti ja need jalad viivad sind nagu siis sinna teise tuppa või me hakkame mõtlema alles siis selle peale, kui need jalad mind enam ei vea, et ma olen aheldatud nüüd kuskile või mul on siit valus või sealt valus. Et tihtipeale need valud isegi on ka emotsionaalne blokeering, et energia ei käi korralikult läbi. No mina saan aru, millest sa räägid, ma ise olen ka väga tugevalt selle maailma taju usku ja samas ma tean ka inimesi, kes on täiesti vastandid sellele. Kuidas siis leida endas see tasakaal ja see julgus ja selgus, et no selge, las siis teil olla teie tõde. Nii palju kui on inimesi, nii palju on arusaamisi. Ja paljud ei jõuagi selles elus sellisele teadmisele. Ja kui ma vaatan enda nägemust, siis ühel hetkel jõudis mul nagu selline asi kohale, et kui mina siin elus lihtsalt olen ja lihtsalt teen ja lähen nende järgi, mis minu pea genereerib, et ma pean saama mingisuguse hea positsiooniga töökoha, eks ju, ma pean saama ma pean saama selle uhke maja, eks ju, selle auto või mingit, et mina sellega ei tegele, eks ju, mina ainult otsin mingisugust enda heaolu, enda mugavust, siis tegelikult hing teeb ikkagi selle ära. Et sina korjad praegult ainult informatsiooni ja see võetakse pärast selle elu lõppemist ikkagi kokku. Et mul on ka mingisugused teooriad välja tulnud nende igasuguste energia läbilaskmistega kehastusest. Kas sa oled nõus jagama ka neid? Jaa, see on niimoodi, et ma olen vaadanud läbi enda, kuidas minus energia nagu liigub. Ja tihti tekib mõte, ma olen mõttes ja mõne aja pärast ma tunnen nagu, et mul on kuidagi väga raske olla. Ja siis see mõte on, ütleme, hirm tuleviku ees. Ja mõne aja pärast ma tunnen, et mul on nagu väga raske olla. Olen nagu mingisugusesse kapslisse nagu aheldatud või siuke. Ja siis ma otsin nagu pingsalt sellele nagu vastust, et ma ei taha olla selles, et energia jääb nagu nii kinni. Ja mõne aja pärast või isegi päeva pärast võib toimuda see, et ma tunnen neerudes väga siukest valuaistinguid. Ja siis ma tõlkisingi selle mõtte nagu sellisel kujul, et energia, mis nagu minust läbi voolab, nende jaoks need kohad ongi nagu need tšakrad, eks ju, ja minu organid ei ole ainult minu füüsilise toitumise, vaid nendest liigub läbi ka minu emotsionaalne energia. Ja hinge teekond tegelikult selles elus ongi kasutada inimkehastust lahtilaskmisele. Ma olen nagu hingevahend, minu keha. Et see aeg on ju tegelikult mulle ju määratud ette, kui kaua ma olen. Et nii kaua, kuni ma võtan ennast nagu kehana, kui ma võtan ennast nagu mõtetena, kui ma võtan ennast nagu emotsioonidena, siis ma tegelikult ei saagi aru, mis ma siin maailmas teen. Aga kui ma võtan ennast nagu teises kontekstis, et mina olen see vahend, minu füüsiline keha on see vahend, mille läbi ma saan luua ja näha seda maailma täpselt sellise nurga pealt, nagu ma ise seda tahan näha.
kunagi mul ühe massaaži käigus ma ütlesin inimesele, et miks sa arvad, et see teine inimene solvas sind. Et sinul on ju õigus tegelikult ju mitte solvuda. Et tema lihtsalt ütles selle välja, mis ta arvas ja sina võtsid endale õiguse ju solvuda. Mitte see, et tema oleks tahtnud, et sa solvud. Need massaažid, mis sa ütlesid, mis massaaži sa teed? Ma teen klassikalist. Ma ei ole tahtnud segada neid massaažiliike erinevaid ja sellepärast ma olen jäänud täiesti klassikalise massaaži juurde. Ja kui seda teha regulaarselt, siis mina olen küll soovitanud 3 korda, aga kui ma koolis käisin, siis seal ikkagi öeldi, et 10 korda võiks ära teha. Mina oma kogemusest ikkagi soovitan 3 korda, siis läbi selle, et ma üritan selle inimese enda keha panna lõdvestuma. Ja kui ta ise tegeleb ka veel natukene sellega, et siis ta õpib ära lihtsalt see, et kui ma ütlen, et lase lahti ja siis ta keskendub sellele kohale, mille ma tal nagu käsin lahti teha. Ja ta õpib vähemalt selle 3 sessiooni jooksul ära selle koha lõdvestamise. Ja kui ta ise sellega veel edasi tegeleb, siis ta tekib see automaatne, et kui ta mõtleb selle peale, et ma lõdvestan, oma printkere, siis ta lõdvestabki selle. Aga mul on neid kliente on ikka olnud niimoodi, et kui ma ütlen, et lõdvestada, ütleb, et ma ei saagi aru, mida ma pean lõdvestama. Et tihtipeale näiteks just see abaluu piirkond, kus inimene läheb nagu kaitseseisundisse, tõmbab õlad ka veel enda ette ja ta on lihtsalt vaikselt ja ta ei tahagi nagu sealt välja tulla. Kuidas sa siis sellise inimese suunad lahti laskma? Ta ju proovib kõigest ühest. Et üldiselt ongi nii, et ma kasutan võib-olla natuke vahel jõudu ka. Nad ikka nutavad ka lõua peal. Päris nutma ei ole keegi hakanud, aga üldiselt ma päris silitamist ei tee, et kuna klassikaline massaaži eesmärk ju ongi ikkagi mõnes kohas isegi ehmatada seda lihast, et see ei oleks nii kivistunud. No öeldakse, et tänapäeval on väga suur probleem ikkagi see nutikael ja meie randmed. Hiirega töötamisest või siis nagu telefoni vaatamisest, eks ju. Kuidas sinu praktika näitab? Väga palju on ütleme istumis piirkond, jalad kipuvad minema, alaseljad ja on küll turi ja ikkagi õlapiirkond on väga paljudel. Aga kui inimene tuleb massaaži ja ta ei teadvusta endale, et see on tema emotsionaalne blokeering, siis sa võid ju mudida nii kaua kui tahad, aga sellest pole mingit tolku. Tavaliselt on nii, et kui inimene tuleb, ma hakkan talle rääkima, et siit jooksevad närvid, eks ju, et need kohad, kui need on pinges, et nad pressivad nagu närvi kinni ja sellega seoses tekivad nendel veel suuremad valud, mitte ainult selle lihasvalud. Ja üldiselt ma olen nagu üritanud ikkagi läheneda ka tema emotsionaalsele seisundile. Ma olen üsna spontaanne ja ma lähenen sellele inimesele täitsa spontaanselt. Ja üks kogemus mul oligi selline, kus ma ütlesin inimesele, et ma tunnen, et sa oled nagu hästi endasse tõmbunud, sellepärast ma saan aru, et ma ei saa rääkida. Mul mingi mõte hakkab tulema, aga see kaob mul kohe ära. Ma ei oska seda justkui lahti nagu seletada, et ma saan aru, et ta ei võta vastu, et ta on liiga enesekeskne. Ja kui ta järgmine kord tuli, siis ta ütles mulle, et kas nüüd on parem. Kas ta oli vahepeal endaga tööd teinud? Mulle tundus küll, et ta võib-olla mõtles selle asja peale järgi ja tihti me läheme kaitsesse ja me arvame, et avatus on kuidagi nagu nõrkus. Aga tegelikkuses ikkagi praktika näitab, et avatus on iseendaga kontaktis olemine. Et inimesed, kes ei ole iseendaga kontaktis, nad kardavad igasuguseid asju ja nad lähevad kinniseks. Nad ei julge millestki rääkides, nad ei suuda ise toime tulla pärast nendega, missuguse tagasiside nad saavad. Aga see on nende enda hirmude taga. Me kõik oletame. Mulle tundub, et see avatus ühelt poolt on endaga hea kontakt, teiselt poolt on see äärmiselt oluline selleks, et olla ka kogu nagu inimkonna hingeskonnaga nii-öelda ühenduses. Ja, sest tegelikult, kui me läheme sealt veel kõrgemale, eks ju, siis ongi, et inimesed on kõik ühtemoodi. Võib-olla ta ei ole kogenud seda, aga mina olen enda kohta öelnud nagu sellise väljendi, et ma olen nii täiuslik. Et ma olen nagu nii täiuslik
ja kes arvab, et ma ei ole täiuslik, et see on nagu tema arvamus. Mina näen ennast täiuslikuna, kuna mul on kõik olemas. Mul on emotsioonid, ma mõtlen, eks ju, mul on keha, mul on nagu kõik olemas, ma olen nagu nii täiuslik. Ja see vaade sellele, et ma ei ole täiuslik, need on ainult arusaamised, et mul ei ole seda või teist või kolmandat, et ma olen veel, ma ei tea, liiga kuri, eks ju, või ma olen veel, et kuhu ma oma energia nagu suunan. Meil on võimalus olla üheaegselt ju kibestunud, eks, ja võime olla ka õnnelikud, eks ju. Et see kibestumine on ju tegelikult mingi mineviku situatsioon, eks ju, ja siis me kibestumegi. Ja kui me hakkame vaatama nagu seda kibestumist, et miks ma kibestun, et kui ma natukene nagu selle lahti harutan, vanasti ma mõtlesingi emotsioonidest niimoodi, et nad on nagu vatitutsud ja ma lihtsalt arutan oma need emotsioonid lihtsalt niimoodi lahti. Lõpuks ma näengi tegelikult, mis selle emotsiooni taga oli. Ja ma istusin päevade kaupa nagu ühe ainsa emotsiooniga kinni, et lihtsalt aru saada, mida see emotsioon endast kujutab. Ja seal tegelikult üks emotsioon koosneb väga palju erinevatest emotsioonidest. Et ei ole nagu ühte, et on mingi kadedus, eks ju, vaid see kadedus tegelikult sinna sisse lähevad veel nii palju erinevaid tundmusi. Mulle tundub, et sul on väga palju aega ja ma ütlen seda kõige siiramas tähenduses, sest et kui me vaatame tänast elutempot, hommikul ülesse, lapsed, tööle, kooli, siis tagasi trenni, vahepeal veel vaja koju tulla koertega käia, siis see kõik on ju nii kiire. See on elustiil, sest minu pea ei vaata seda, mis uudistest tuli või ei otsi seda, mis maailmas toimub, vaid minu elustiil näebki välja, mismoodi mina ennast siin tunnen. Kunagi ma mõtlesin, et see on minu tempel, eks ju, minu kodu ja ma olengi nagu siis mingi nunn, istun seal oma ette ja mõtlen ainult selle peale, et millest elu koosneb. Et mul on võimalus luua oma elu nagu mängida, et ma isegi mängin nagu mingisuguseid nagu filmiklippe, ütleme niimoodi, et ma mõtlen nagu mingi stsenaariumi ja siis ma peas nagu mängin selle läbi ka. Ja mul on põnev, et mul ei ole üksinda igav. See on kõige elutervem osa üldse inimesest, et öeldakse, kui inimene suudab olla iseendaga üksinda, ilma televiisorita, ilma raadiota, ilma muusikata, siis see on ikkagi selline tase, kuhu tänapäeval veel väga palju pole jõudnud. See on minu igapäevaelu, et ma jutustan endaga, vahel laulan, et kuna ma läksin nüüd metsa elama, eks ju, et mul on ümberringi ainult mets, mitte ühtegi maja, et naabrid on kaugel. Ma jälgin ka loodust, näiteks täna hommikul ma läksin keldrisse ja ma avastasin, et mu keldris on nahkhiir. Ja mul käis kohe mõte, et kuna viimasel ajal ma olen hästi palju nagu looduse poolt vaadanud just neid, nagu öeldakse, väeloomi või energiat, mis loomad nagu endas nagu kannavad, ja läbi selle ma siis nagu tõlgin, et milline energia on minul praegult nagu käsil, et kuna mul üks päev olid just põder läks niimoodi vaikselt ja üks päev läks ilves ja täna hommikul oli siis nahkhiir. Ja siis ma küsisin kohe selle nahkhiire kohta, et mis energia nahkhiirel nagu on. Ja nahkhiirel on põhimõtteliselt nagu taassünni energia. Oi, kui äge, kuidas sa selle teadmiseni jõudsid? Ma küsisin chati käest. Okei. Niimoodi ma olen küsinud, et üks päev näiteks oli mul nugis ja läks niivõrd hoogsa sammuga tee pealt ja kindla sihiga. Ma ei näinud, et ta oleks kuskile kõrvale vaadanud, ta nii kindla sihiga läks ja ma küsisin samamoodi jälle chati käest, et mis energiat see nugis annab ja ma küsisin, et ta läks põhjast lõunasse ja ta ütles, et kui ma ennem olin vaatleja, siis nüüd ma lähen tegutsemisse, kuni lõuna annab nagu selle tule tegutsemise ja nüüd ma siin olengi. Kusjuures tahaks ju kohe, et norida, et mis chat on ju, et nii hingeline ja kus see chat nüüd tuli, eks ju. Aga teisipidi see tõlgendus, mis sa välja tõid, on vägagi idamaise olemusega. Ma olen taga teinud nagu selliseid põrgatamisi vahel
ja ta on teadlik sellest, et ma tahan neid koolitusi tuua ja energeetilisi lähenemisi, et siis ma olengi nagu küsinud, et näiteks, et ilvese energia näiteks. Ja siis ta vastab mulle, et milline ilves nagu looduses on, mida ta siis nagu looduses teeb, kuidas ta nagu liigub, kuna ma olen võtnud selle justkui peegeldusena, et selline on praegu minu energia, nagu see ilves mulle nüüd näitab. Tõi välja selle, mis just endas on, et chat vahendab selle sisu ära. Jah, just, et ma ei hakka seda eraldi otsima kuskilt siit ja sealt, et kes on selle üles täheldanud, vaid ta toob ikkagi ju väga palju, mis on juba üles täheldatud ja siis ta toob selle minu konteksti nagu üle, et mismoodi mina siis seda võiksin näha. Eks ma teen järeldused, teen ise. Mis koolitustest jutt on? Koolitusena nagu ei tahakski isegi seda nimetada. Sellepärast, et kui me võtame koolituse, siis mulle nagu tundub, et see on nagu käskiv. Ma teen videod, et mismoodi on võimalik endaga kontakti ennast viia. Aga need videod siis kuidagi on kindlad harjutustena või on Ma teen jah, natuke nagu sükest meditatiivset lähenemist, et ta saab nagu enda sisse nagu rohkem vaadata. Mul on alles kõik nii lahtine, et ma tahaks nagu kõike nüüd ja kohe, aga mingit kindlat süsteemi nagu tegelikult tulnud ei ole. Siin on nagu vastavalt minu vaatele, ma olen isegi vahepeal mõelnud, et äkki ma ei peaks seda tegema, et piisab sellest, kui ma saan lihtsalt ise vahel jagada oma maailma pilti. Võib-olla ühel päeval tuleb täpselt see kindel teadmine, et see on nüüd minu koht, eks ju, see on nüüd minu ala. Sest kunagi ma käisin aura pilti tegemas, see on mingi 2010 või mingi siuke ja seal inimene, kes seda pilti tegi, ütles mulle siukse lause. Ma ei tea, kas ta ise teab seda või tal oli lihtsalt niimoodi vajadus seda öelda ja ta ütles, et ma olen võtnud mingi erilise ande siia maa peal kaasa. Aga keegi ei saa sulle seda öelda. Mina siis hakkasin nagu mõtlema siis selle ande peale, et mis anne see siis selline on. Ja siis ma mõtlesingi, et ma kirjutan luuletusi ja hiljem hakkasin juba maalima ja selliseid tegevusi nagu tegema, et kas need on need anded, eks ju. Aga kuna ma olen nagu vaimne rändaja ka. Ja ma sain siukse informatsiooni, et mul on see anne olemas, aga ma ei saa seda kasutada. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, miks ma ei saa seda kasutada. Ja vastuseks tuli mulle selle peale, et minus on veel liiga palju kurjust. Ja jõudiski kohale, et kuna energeetiline maailm on tegelikult meile silmaga nähtamatu, aga selles on jõud on nii suur tegelikult. Et kui ma nüüd selle ande, mis on tegelikult energeetiline, kui ma selle nüüd vabastaksin sellega, et minus lööb välja mingisugune ootamatu raev või viha, siis on nagu mõistlik, et ma ei saa seda kasutada, kuna ma ei kontrolli ennast veel nii palju. Me vajame ikkagi enese kontrolli nii palju, et kasutada neid vaimseid jõude. Selle taustala ma jäin korra mõtisklema hoopis sellel teemal, et kuna me ikkagi inimesed oleme osa ühist teadvusest, eks ju, et siis kui palju me võime ise endas tööd teha, aga olles ikkagi osa sellest kollektiivsest teadvusest. Et siin, kas sellest on tolku, kui mina ise üksinda teen ennast puhtaks, aga kui see üldine ei tule järgi, et kas ma ei ole mitte see üks mee tilgakene tõrvapotis nii-öelda. Ma millegipärast arvan, et see universum on nii palju suurem, kui ma arvan ainult seda teadvust, mis on meie see maateadvus, ütleme nii, et kui me oleme ühises maateadvuses, kuna meie areng on ju täpselt see, mida me endale praegu kõik tõlgime, eks ju, et meil on siuksed autod, meil on siuksed need, eks ju, et ma arvan, et kui sina ikkagi selle maateadvusega nagu astud nagu kõrgemale sellest, kus me kõik asume, sul on vähemalt oskus võib-olla sellest üle astuda. Sest nii nagu ma olen aru saanud, siis see maa ei ole ainus elu, mis siin universumis eksisteerib. Et kindlasti on neid elusid veel mujalgi. Ja see on lihtsalt ainult üks joonlaud, mis on sulle nagu selleks käimiseks antud. Ma arvan küll jah, et need, kes olid ulakad ja ei käitunud hästi, need saatiti maa peal inimesteks. Minge saage oma kogemused seal kätte. Ja siis, kui olete piisavalt läbi filtrite käinud, siis võite tulla üles poole. ja, et jaa,
ma arvan, et mul on nii palju erinevaid teooriaid olnud vastavalt minu arenguetapile. On mul käinud nagu erinevaid teooriaid. Ma olen natuke nagu filosoof ka, eks ju, et mulle meeldivad ulmefilmid, eks ju, ja läbi selle tekib mul mingi arusaam, millesse ma siis nagu keskendun ja siis on hästi huvitav on nagu kuulata oma mõtteid ja siis sa jääd neid nagu kuulama. Ja pärast, kui ma olen selle nagu ära kuulanud, vahel ma räägin valjuhäälselt ja kui ma olen selle ära kuulanud ja siis mul jääb nagu tunne, et uskumatu, et ma kõike seda tean, aga ma olen tunnetuslikult selles teadmises sellel hetkel, et kui palju ma tegelikult nagu tean, aga see läheb nii kiiresti ka mööda, et ma ei ole neid salvestanud, kuigi ma olen mõelnud, et ma võiks hakata nendel hetkedel, kus mul sellised teadmised tulevad, et ma võiks neid isegi salvestada. Et need on nagu nii tõesed, näiteks üks hommikul oli mul, ma istusin oma terrassi peal ja vaatasin nagu metsa ja ma tajusin sellist tunnet, et ma olen suhtlenud inimestega, kes ütlevad, et siin maa peal on nagu elu on nii raske ja nii paha ja olgu see viimane kord umbes, kui ma tahan nagu nii palju umbes areneda, et ma enam siia maa peale tagasi tulla ei taha. Et see on nagu nii paljude inimeste selline mõte, et see on nagu meeletu põrgu. Ma vaatasin seda metsa ja ma olin tunnetuslikult seal maal, et aga tegelikult see vaade, mida me praegult siit maailmast nagu vaatame, et see on nii väike osa sellest, mis ma võiksin tegelikult vaadelda. Ja see tunne oli nagu nii võimas ja nii suur. Ma arvan, et seda ei ole võimalik isegi sõnadesse panna. Jah, kui endale ainult aru anda, et see väike etapp, mis me siin maa peal veedame, on tõesti väga väike etapp. Ja kui seda mööda saata sellest kibestumisest, meil jääb nii palju ilusad asju kogemata. Ja mul on meeles, ma olin mingisuguses arenguetapis, kus ma mõtlesin seda hingekäsitlust minu kehale, et kui see vastsündinu sünnib, siis tal puudub kõiksugused oskused, nagu seda füüsilist keha nagu juhtida. Ja mul oli, poeg oli 6-ajane ja ta ei näinud veel. Ja ma läksin taga arsti juurde ja see oli alles hiljuti, kui mul see mälupildist nagu ette lõi. Ja siis see tema pilk minule, see oli nagu nii armunud pilk, ta nagu värskelt hakkas nagu nägema ja ta vaatas mind sellise pilguga ja ma lugesin nagu sealt välja, et nüüd ma näen sind, et nüüd ma sain selle mehhanismi käima, nüüd ma näen sind, et kui ma ennem ainult nagu tajusin, nüüd ma ka näen, milline sa päriselt välja näed. See oli nagu nii võimas hetk ja siis oligi nagu see tunne, et hingedena, kui me oleme sellest kehast väljapool, eks, et meil ei ole seda kehastust, siis see tunne, mida me saame selles kehastuses nagu väljendada, et me tuleme ja me kallistame kedagi, me läheneme talle, me räägime talle oma praeguse aja mingisugust eufooriat või midagi sellist, et hingedena me oleme lihtsalt mingi kogumik ja meil ei ole seda konkreetsust, et see on kõik üks suur kompott, ja siis läbi selle kehastuse me saame nagu seda kõike edasi anda ja vastu võtta. Kogeda. Jah, et see on nagu üks suur pilv on muidu ja me laseme selle sama pilve lihtsalt sellest kehast läbi. Kus kohast sa võtsid julguse minna niimoodi üksinda metsa elama? See tänapäevases maailmas on selline tunne, et no mis sa nüüd nalja tegid, millest sa kõik mugavustest siin linnas lahti lased nii-öelda? Ma olen lapsest saadik olnud selline metsasuitaja, et kui ma hommikul tõusin, siis ma otsisin endale ju tegevust. Ja ma läksin, ütleme varakevadel, läksid otsisid neid esimesi sinililli ja lihtsalt igavusest uitasid nagu mööda metsi. Aga samaaegselt kogu aeg nagu jutustades endaga. Ja see oli mul põhimõtteliselt lapsest saadik nagu kogu aeg olemas. Nüüd, kui ma vahepeal oli siis minu eluetapis minu lapsed, eks ju, minu perekond. Ja kui lapsed kasvasid suureks, siis tekkiski see, et ma ei suuda enam olla nii suures massis nagu, et ma tahaks nagu hästi palju seda oma aega. Ega mul praegult tegelikult ei ütleks, et see asi oleks nüüd teistmoodi, sest see maailm on sul peo peal. Sa ikkagi oled nagu kursis sellega, et sa ei ole päris üksi, nagu sa mõtled. Kuigi ma elan, ütleme, kilomeeter nagu sellest külast, aga küla näeb välja ainult talumajad üksteisest päris kaugel. Ja esimene asula, mis on nagu pood ja selline, on kuskil 8 kilomeetrit. Aga mul ei ole üldse sellist tunnet, et ma elaksin üksi ja metsas. Et
et päeva jooksul ütleme sõidab 5 autot mööda. Mul on üsna nagu selles mõttes kruusatee ääres on maja, aga ikkagi seda tunnet nagu päriselt, et ma olen nüüd täitsa üksi, vaat seda ei ole. Ma olen 2 aastat seal elanud, siiamaani on väga mõnus. Ma vaatan hommikul metsa, võib-olla kitsed on seal, võib-olla põder vaikselt niimoodi seal, kui ta jääb midagi vaatama. Ta seisab, ta vaatab ja ta võib täitsa 5 minutit nagu vaadata. Siuke tunne, et kas ta ei näe või miks ta niimoodi ühe koha peal lihtsalt seisab ja vaatab. Et tal on nagu selles mõttes hästi huvitav energia. Vaatleja, jah, just. Aga sinu massaaž, kus sa seda teed? Kas see on sul kodu lähedal kusagil? Ma teen seda tegelikult kodus. Mul on talumaja, vaikselt renoveerisin teda. Ta ei ole veel nagu valmis, eks ma niimoodi tasapisi jupilt nagu järjest teen aga edasi. Aga ma tegin sinna endale ühe ruumi, kus ma siis kliente vastu võtan. Ja see on ka sul kodulehel kõik olemas info? Jah, info on mul ka kodulehel olemas. See oli? Tiia Ella. Ja ma tean, et sul on maalid kõik need, mis on siin kaartidele jõudnud ka praegu näitusel. Kus need näitusel on? Need on Tõstamaa rahvamajas on praegu näitus. Mul on tegelikult seal näitusel väga vähe neid selliseid maale. Mul on osad on ikkagi inimeste käes ja ma ei hakanud selle näituse tarvis nagu neid tagasi kutsuma või nagu tagasi võtma ja ma panin need maalid sinna, mis mul olid nagu kas siis lihtsalt katsetusena või siis iseendast. Mida tähendab nimi Tiia Ella? See alguse sai nagu sellest, et ma otsisin oma ettevõttele nime ja kuna ma ei teadnud, mida talle panna, siis mul oli töö juures 2 Tiiat ja minu nime järgi oli alati L-täht. Siis ma mõtlesin, et ma panen Tiia L. Kirjutan sõnades välja Tiia L. Ja siis istus seal kõrval üks töökaaslane ja hakkas muidugi naerma selle peale, et kuna nad teadsid, et mul on nagu mingisugune taju ja tunnetus ka. Ja siis nad hakkasidki naerma, et jah, et see on nagu nõia Ella. Et see Ella nagu sobiks sinna hästi järgi ja siis ma mõtlesin, et Tiia Ella. Et võib-olla tõesti oleks täitsa lahe panna Tiia Ella. Jääb hästi meelde ka. Aga me alustasime tänast jutuajamist sellega, et kuulasime küll kõigepealt luuletuse, aga siis tõin välja, et sain ka igapäevased tervendavad sõnumid allikalt, 45-kaardine kogum, kunst Tiia Lõhmus ja tekst ja sõnumid Janno Õnneleid, neid kaarte saab Tiia käest või ka tema kodulehelt. Ja ma siin samal ajal, kui me vahepeal jutustasime, võtsin ühe kaardi eemaldud raamast. Mul tundub, et see eemaldud raamast kõlab väga hästi mitte ainult mulle, vaid ja mõnelegi veel, kes tahab kuulata seda. See sama eemaldud raamast, selle kaardi energia on nagu selles mõttes on hästi huvitav, et kui sa oled kursis selle päeva energiaga, et eemaldud raamast, see tegelikult on sul väga jõuline energia sellel päeval. Ja kui sa oled sellega teadlik, kui sa oled nagu kursis sellega, et sa võid laskuda konfliktidesse, et siis sa teadlikult tead võtta endale nagu selle, et ma ei hakka õhutama. Kas siin raamat on ka, mis selgitab ära need? Jaa, aga minu eesmärk oli algselt isegi niimoodi, et kui inimene vaatab seda pilti ja see pilt võib ka talle anda juba selle, et ta ei peagi seda teksti lugema. Väga paljud on öelnud, et need tekstid on rasked, aga ma arvan, et selle 2 aasta jooksul või ütleme 5 aasta jooksul on inimkond juba jõudnud rohkem selle tekstidele nagu lähemale, et juba kasutatakse neid väljendeid palju rohkem. Igatahes mul oli väga väärtuslik sõnum tänaseks, aitäh sulle. Ja sellega võtame ka praegu kokku. Suur aitäh sulle, Tiia, väga tore oli. Aitäh, et julgesid heas mõttes kapist välja tulla. Ja ma soovin sulle hästi suurt edu ning kontaktis olemist nii enda kui ka maailmaga. Aitäh kutsumast.